Tere Tiina Vili poolt ja täna ma näitan teile, kuidas kasutada vanu teksaseid ja teha neist üks kaunis lill, mida siis ehtena võib absoluutselt igal pool kasutada. Ja ma räägin ja näitan teile ära samm-sammult, kuidas kulunud pükstest saab selline põnev ehe. Kõigepealt on muidugi vaja vanu teksaseid, need tuleb siis lahti lõigata tükkideks ja need tükid ära tärgeldada. Ja mina otsustasin tärgeldada gelatiiniga, sest ma ei olnud kunagi varem gelatiiniga tärgeldanud ja ma tahtsin selle lihtsalt ära proovida. Ja mina panin siis umbes 1,5 klaasile veele suppilusikade ja gelatiini. See tuleb siis üles sulatada ja kuumas mikroonahjus või pliidi peal siis ühtlaseks segada. Ja see kuum vedelik tuleb siis valada riidetükkidele. Teksatükid tuleb kõik ilusti ära siluda ja panna kuhugi sirgelt kuivama. Kui nad on kuivad, siis tuleb nad ära triikida ja siis ongi esimene etapp valmis. Järgmise asjana on mul vaja joonistada lilled ja selleks ma tegin sellise asja, et ma joonistasin 5 ringi ja lõikasin need välja. Ja lõikasin ma välja 5 sellist ringi, nii et iga järgneva ring on natukene väiksem. Ma märgin ära selle ringi keskkoha ja siit keskkohast alates siis ma hakkan joonistama lilleõisi. Minu lilled on siin, iga järgmine kiht tuleb siis natukene väiksem ja pluss veel see, et ma tegin kõik kroonlehed erinevad. Mul on siin laiemaid, otsi ja kitsamaid ja ümaraid, igasuguseid. Sellepärast mina tahan saada sellist lille, mis ei oleks nagu, ei oleks kunstlik, vaid oleks nagu looduslik, et kõik on korrapäratu, natukene korrapäratu. Ja iga kroonlehe varianti ma ühele lillele kasutan 2 korda. See tähendab, mul tuleb nagu 10 kihti kokku teksa neid kroonlehti. Kui nüüd te üldse ei oska joonistada, et arvate, et üldse ei tule välja, siis ma panen siia video alla lingi, kus te saate siis endale tõmmata alla PDF-failis ja välja printida A4 formaadis minu variandi sellest lillest. Ja nüüd ei ole muud, kui ma lõikan välja need siit. Läheme järgmise etapi juurde ja nüüd ma võtan need teksatükid, mis on mul ära tärgeldatud ja ära triigitud. Ja sinna peale ma joonistan siis šabloonide järgi oma lilled. Igat šablooni ma kasutan 2 korda. 5 korda 2, see tähendab 10 kihti tuleb mul neid. Ja mina kasutan tavalist pastapliiatsit ja lihtsalt ma pärast lõikan need kroonlehed nii välja, et see pastapliiatsi joon jääks väljapoole. Ma olen üritanud kasutada igasuguseid markereid, aga tõenäoliselt on mul väga halb käsi sellepärast, et kõik markerid, need ise kustuvad, mis ma olen ostnud. Minu käes nad peavad vastu võib-olla 1-2 kasutuskorda ja siis on kõik. Ei vea mul. Ma kasutan teipi, tavalist aknateipi. Väikese tüki võtan teipi niimoodi, et see kleepiv pool on väljapool. Ja et minu šabloon riide pealt kuskile plehku ei paneks. Panen ma sinna teibitüki alla. Ja mul on palju lihtsam nii joonistada. Seda on mul 2 korda tehtud. Võtame järgmise. Ja nüüd ma pean need kõik asjad välja lõikama. Huvitava mustriga lillet saab. Nii, vaatame, kas on 10. 1 väike, teine väike, suuruselt järgmine, need on mul vist 3 või, see, kõige suuremad, 1 selline on puudu. Juba kuulus Lenin ütles, et usalda, aga kontrolli. Ja kontrollimise käigus selgus, et mul on 1 puudu. Tegin selle ühe ka. Ja minul tuleb siis selline lill, kõigepealt ma panen tumeda, siis täpselt samasugune heledam, siis panen jälle tumedama 6-lehelise tumedama, 6-lehelise heledama
Siis panen tumeda 5-lehelise natuke väiksema, 5-lehelise heledama. Siis panen ma tumedama selliste ümarate lehtedega, samasugune heledam tuleb. Ja siia otsa 4-lehelised, see käib peal, vot selline lill hakkab tulema. Enne kui ma seda lille saan kokku panna, mul tuleb iga kihi peale märkida ära keskkoht. Teen ma seda umbes täpselt peaaegu joonlauaga. 5 on kuskil 2,5. Niimoodi märgin ära. Ja nüüd on mul vaja siia auk sisse teha. Mul kodus naasklit ei juhtunud olema ja sellepärast ma kasutan sukavarrast, täitsa töötab. Et sellega saab täitsa siia augu sisse puurida. Ma hakkasin neid auke puurides nüüd mõtlema, et minul on plaanis panna sinna ehtenõel keskele. Aga kõigil inimestel ei ole ju kodus ehtenõelu, sellepärast et kõik ei tee ehteid. Ja kui teie ehteid ei tee ja teil seda asja ei ole, siis ärge tehke auku. Siis tuleb need kihid kokku omavahel õmmelda. Aga mina võtan sellise helmekübara ja vajutan ta laiaks. Ja võtan oma helmenõela. See jääb mul põhjaks ja siia peale ma hakkan neid kihte panema. Mul on juba kõik segamini ajad, ma pean nüüd järjekorra tagasi panema. Nüüd enne kui ma hakkan seda kokku neid kihte panema, ma kortsutan need kihid ära ja mina kortsutan allapoole. Lihtsalt ma teen mingisugused üpris suvalised voldid siia sisse sõrmedega ja natukene hoian. Nii, esimene kiht on valmis. Ja nüüd võtan teise kihi. Ja esimese asjana siis ma teen ta kortsu. Lihtsalt mõtlete, kas teete allapoole need kortsud või ülespoole. Ja ülemised 2 kihti kortsutan ma nii-öelda ülesse poole. Võtke seda kortsutamisprotsessi hästi loominguliselt. Ja ma mõtlesin sellise asja, et ma lasen siia igale poole, igale kihile alle natukene juukselakki. Tõenäoliselt oleks tärgeldus mingi vahend mõttekam, aga mul praegu kodus ühtegi ei ole. Ja nüüd saab neid lehti natukene siin sättida, et nad ei oleks väga kohakuti. Kes tahab, võib siia kihtide vahele veel liimi panna, ma ei pane, vaid ma nüüd lõpetan selle ära. Ütlen, et ma panen siia ka vist ühe pärlikapsli. Ja ma lõpetan ära selle siit. Nii, lill on peaaegu valmis. Saan natukene neid õielehti või kroonlehti veel natukene sättida. Nüüd edasi hakkan ma oma lille kaunistama, seda südant siin. Muidugi võib siia panna kas ühe kivikese või nööbi, ükskõik mis teil kodus on, aga ma näitan, kuidas ma kaunistan helmestega. Ja kuna ma otse siia peale ei tiki, ma võtan ühe tüki teksat, mis mul järgi jäi ja tikin selle südame siia peale. Alustan suuremast pärlist ja siis kinnitan ta ühe seemnehelmega. Niimoodi jääb. Siia kõrval hakkan tikkima siis erinevaid helmeid. Olen piisavalt palju siin tikkinud ja mulle tundub, et see keskkoht sobib siia oma suuruse poolest, siis ma lõikan ta välja. Aga lõigata tuleb ettevaatlikult, et neid niite, mis ma siia taha tikkisin, neid katki ei lõika. Ja nüüd ma liimin selle siia. Ma arvan, et minu teksalill on ära kuivanud. Muidugi siia taha võib panna näiteks prossi selle nõela, et saate nagu prossina kanda.
või paned teda kuskile koti peale. Ja siia kõrvale on mul näidata vanalill, mille ma tegin 4 aastat tagasi. Ja nagu näete, ei ole temaga suurt midagi juhtunud. Ja siin ma tegin siis niimoodi, et alla panin tumedamad kihid ja mida ülesse poole, seda heledamad. Et siin on mul läbisegi. Et võite siis mõelda, kuidas teie soovite teha. Ja nüüd siia peale veel. Ja nüüd siia peale lasen ma sellist asja nagu impregneerivate omadustega, muudab vett hülgavaks, kaitseb UV kiirguse eest, hoiab määrdumast, kergendab puhastamist ja sobib siis kangastele. Ja ma katan sellega oma lille üle. Selline huvitav asi on. Ja mul ei jää muud üle soovida teile kui nobedaid näppe. Tehke ikka lilli, sest lillaline elu on palju ilusam elu. Ja muidugi ärge unustage tellimast Tiina Pelli käsitöökanalit. Aitäh vaatamisest ja kohtume järgmises videos.